Jaa, no nagu komisjoni ettekandja ütles, et meil on maailmavaateline, ütleme siis niimoodi, lepitamatu eriarvamus sellest, kus me oleme ja mida teha on vaja. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon ja erakond üldse arvab, et me oleme täiesti pekkis oma energiapoliitikaga, oleme poliitiliste, ja ma ei öelnud debiilikud, ma ütlesin deliirsed inimesed, deliirsete ideede najal hävitanud oma enda elektritootmist, mis tegi meid veel mõni aasta tagasi Euroopa ühe kõige odavama elektriga riigiks, mis tegi meid elektrit eksportivaks riigiks, mis tõi meie riigile 100 miljoneid maksutulu ja hoidis Ida-Virumaal korralikke palkasid ja tööhõivet. Et selle kõik me oleme, ütleme siis sellise moodsa usuhulluse tõttu ära hävitamas ja asemele tahame teha väljamõeldud asju, lihtsalt väljamõeldud asju, mis ei hakka kunagi toimima, ükskõik kui palju raha sinna uputada ja raha on juba palju uputatud. Ja keeldutakse, kõik ümberringi variseb kokku, ei tule investoreid, ei maismaa ega tuuleparkidesse. Saksamaa autotööstus sureb meie silme all, 600 000 inimest koondatakse ära, keemiatööstus sureb meie silme all, 400 000 inimest koondatakse ära. Mis te tõesti arvate, deliirsed inimesed, et poliitiline süsteem peab sellele vastu või? Et see jätkub veel 10 aastat, et aastaks 2050 me olemegi süsinikneutraalsed. Mis te päriselt arvate, et inimesed on nõus minema tagasi preindustriaalsesse ajastusse, kus ise tuli puulusikaid voolida omal kodus ja lambaid kasvatada ja nõeluda endale mingisugune särk valmis ja see oligi sinu elatustase. Mis te tõesti arvate, et inimesed on sellega nõus, et nad ei saa enam liigelda kuskil, ongi 15 minutis linnakesed, nii kaugele kui sõita saad, nii kaugele jala minna saad, nii kaugele saad, kaugemale minna ei saa. Et ei ole nõus. Teid tullakse lintšima ühel hetkel. Kui mitte Eestis, sest Eesti inimene ju saab hakkama. Sakslased teevad seda, inglased teevad seda, prantslased teevad seda. See lõpeb ära paari aasta pärast. Ärme hävita enda toimivat tööstust selliks, lihtsalt niisama ära ennem seda, ärme hävita oma elektritööstust ära ennem seda. Ärme aja oma inimesi vaesusesse ennem seda. Mitte miski sellest, mida te teete, ei toimi ju. Eelarve on kõige õudsamas miinuses, mis üldse olla saab. Inimesed on suuremas vaesuses, kui nad on olnud alates 2010. aastast, kui Ligi krokodilli mängis. Ettevõtted sulgevad uksi. Ostujõud on langenud. Inimestele tulevad arved, elektri- ja küttearved, mis sunnivad neid pool aastat järelmaksusid tegema. Mitte miski sellest teie luuludest, mida te siin räägite, ei tööta. Rammime edasi. Meie eelnõu on hästi lihtne. Ja küll, me võime vaielda selle üle, kas 100 eurot on megavatt-tunni hinna sees või mitte, aga seda me teame kindlasti, et kui me räägime põlevkivi elektrist, siis CO2 komponent sellest on üle poole. Kui sa võtad üldise elektri hinna siis tükkideks lahti, et mis seal siis see kuluosa on, siis CO2 kulu on üle poole sellest, mis lõpuks arve on. Ja nii lihtne see ongi. Kui me selle sealt välja viskame, siis on poole odavam elekter. Ja Reformierakond hääletab vastu, sest Euroopa Liit ei luba. Absoluutselt ei huvita, mida Euroopa Liit lubab. Oma inimeste eest tuleb seista. Aitäh!